Vilepuhuja elu on keeruline ja hirmutav. Inimesed, kes paljastavad saladusi, teevad kiiresti endale vaenlasi ning sageli on nad sunnitud mõneks ajaks radarilt kaduma või halvimal juhul lasevad needsamad inimesed nad kaduma, nii et neist ei nähta ega kuulda enam kunagi. Kus on Pragya Agnelegooda? See küsimus on jäänud vastuseta viimased 15 aastat. Ta sündis Sri Lankal, kus ta jätkas mitmeid edukaid karjääriteid. Pragya töötas karikaturisti, poliitikaanalüütiku ja ajakirjanikuna. Tema viimane valitud töövaldkond taas kord kaasnes oma olemusliku ohuga. Tundub, et Sri Lanka ei olnud ajakirjandusringkonna jaoks palju turvalisem kui Eritrea. Pragya kirjutas uudiste veebisaidile Lanka News. Ja oma vabal ajal uuris ta midagi, mida Sri Lanka valitsus oleks pigem tahtnud saladuses hoida. Ühe uudiste toimetaja sõnul, kes hiljem põgenes USA-sse, viis Pragya läbi uurimist valitsuse keemiarelvade kasutamise kohta sõja viimastes etappides. Sündmus, millele ta viitas, oli jõhker kodusõda, mis algas 80-ndatel ja lõppes 2009. aastal ning rebis saare tükkideks. Konflikt tekkis Tamili rahva ja singalite vahelise etilise pingestatuse tõttu. Aga see oli vaid pinnapealne probleem. Põhjused olid palju sügavamad ja said alguse Sri Lanka koloniaalajaloost. Pragya esitas tõsise süüdistuse, kui ta hakkas valitsuse sisemust uurima, muutes end lõpuks vaigistamise sihtmärgiks. Väidetavalt lekkis USA diplomaatiline dokument, milles väideti, et nii ICRC kui ka India kõrge volinik olid väitnud, et nende meditsiinimeeskonnad ravisid sõja ajal haavatuid. Ja ei leidnud ühtegi tõendit, mis viitaks keemiarelvade või fosfori kasutamisele. Just seda väidet uuris ajakirjanik. Ainult see ei suutnud siiski ümber lükata teooriat, et sõja viimases faasis kasutati keemiarelvi. Ja kui valitsus on kindel, et sellist rikkumist ei toimunud, siis miks nad tundsid vajadust Pragyast lahti saada? 2008 aastal kirjutas ta informatiivse artikli, milles vihjas diplomaatidele, et Sri Lanka valitsus kasutas põhjaosas elavate inimeste vastu keemilisi relvi. See näis olevat tema uurimistööde järeldus, mida ei võetud hästi vastu. Alguses eitas valitsus lihtsalt süüdistusi, kuid 2009 aasta augustiks pidi Pragya silmitsi seisma oma väidete tõsiste tagajärgedega. Sel aastal peatus tema kõrval grupp inimesi valges kaubikus, mida tuntakse kui Sri Lanka julgeolekujõudude ja luureagentuuride kasutatavat sõidukit. Ajakirjanik peeti kinni ja viidi minema. Väidetavalt sidusid tema röövijata posti külge talumatu, ereda valguse kuumuse käes. Nad ülekuulasid teda piinaval viisil ja keeldusid talle isegi tema diabeedi ja südameravimeid andmast. Hiljem samal päeval vabastati ta, kuid tema vabadus ei kestnud kaua. Mõni kuu hiljem, 24. jaanuaril 2010, vaid 2 päeva enne valimisi, kadus 50-aastane mees jäljetult. Viimati nägid teda tema pere ja mõned kolleegid Colombo eeslinnas pärast seda, kui ta oli olnud ahistamise ja ähvarduste sihtmärgiks varjatud jõudude poolt, kes püüdsid teda leida. Ta oli saanud mitu anonüümset telefonikõnet ja teda jälgiti mitu kuud enne teist kadumist. Seekord aga Pragya enam ei naaseks. Pere, lootes saada mingisugust abi, esitas politseile teate kadunud inimese kohta, kuid politsei keeldus seda registreerimast. Veebruaris esitati siiski habeas corpuse avaldus, kuna pere soovis kohtult korraldust, et ajakirjanik ilmuks kohtusse. Jällegi kohtasid nad vastuseisu. Õiguskaitseorganid taotlesid üha uusi edasilükkamisi ja lõpuks oli juhtum avalikkuse eest kadunud. Pragya oli endiselt kadunud kummalistel asjaoludel, mis panid tema perekonna mõtlema, kas ta on veel elus. 2011 aasta lõpus ütles endine peaprokurör Genfis ÜRO piinamisvastasele komiteele, et ajakirjanik elab välismaal, on elus ja terve, väide, millesse suhtuti suure skepsisega. 2015 aastal anti valimiste järel Pragya uurimine üle kriminaaluurimise osakonnale, kes jõudis peagi teooriani, et ajakirjaniku röövis sõjaväeluure ja ta hukati tõenäoliselt ilma kohtumenetluseta. Hiljem andsid 2 sõjaväeametniku kohtus tunnistusi, väites, et nad nägid Pragyat varsti pärast tema kadumist ühes sõjaväelaagris. Kriminaaluurijad uurisid seda väidet, kuid sõjavägi keeldus neil andmast isikuandmeid, sealhulgas mobiiltelefonide omandiandmeid, sõidukite liikumisi ja puhkuseregistreid.
see teeve võiks olla uurimise ja vastuste leidmise seisukohalt ülioluline Pragia kadumise puhul. Järgnevatel aastatel arreteeriti mitu inimest seoses ajakirjaniku kadumisega, kuid kõik nad vabastati hiljem. Kohtuprotsessid ja uurimised seisid silmitsi paljude takistustega. Kohtunikud vahetusid pidevalt. Kohtuistungeid lükati edasi ja tunnistajate ütlusi muudeti. Üks kriminaalpolitsei ametnik, kes juhtis uurimist ajakirjaniku kadumise asjus, põgenes lõpuks riigist pärast seda, kui ta oli väidetavalt saanud oma elukohta ähvardusi. Ka kriminaalpolitsei direktor arreteeriti, hiljem vabastati ning ta läks seejärel erru, jättes Pragia saatuse hooleks. 2019. aastal algas siiski 7 kahtlusaluse üle kohtuprotsess, keda süüdistati kadumisega seotuses, kuid sellest ajast alates pole protsessis suurt edasiminekut olnud, mis viis soovituseni kõik kahtlusalused õigeks mõista. Pärast tema kadumist on Pragia perekond jätkuvalt kogenud ahistamist ja ähvardusi, kui nad jätkavad otsinguid. Võitlus vastuste nimel on olnud viljatu. Ajakirjanik on endiselt ähvardavalt kadunud ja õiglus pole veel jalule seatud. Ta püüdis tuua valgust tagasi keemiasõja tumedale teemale, kuid ta vaigistati, tekitades hirmu kõigis, kes julgevad valitsuse tegude vastu sõna võtta. Kadumine on sellest ajast saadik olnud meeldetuletuseks, kes tegelikult võimul on ja kui kaugele nad on valmis minema, et seda positsiooni säilitada. Isegi kui see tähendab inimeste kaduma sundimist ja omaenda kodanike hukkamist, kuritarvitades oma võimu. 2016. aasta jaanuaris kadus Hiina ajakirjanik Li Chen ning juhtum jõudis pealkirjadesse ajalehtedes üle kogu riigi. Amnesty International teatas, et teda nähti viimati selle aasta 11. jaanuaril ning spekuleeriti, et ta võis oma elukartuses põgeneda. Päeval, mil Chen kadus, võttis ta oma partneriga SMS-i teel ühendust ja teatas, et on teel Tai ja Laose piirile. Tema partner sai selle aasta 2 veebruaril kõne Tšenguani politseijaoskonnast ning talle öeldi, et Xing võtab järgmisel päeval ühendust. See osutus tõeks, sest ta sai temalt kõne 3. veebruaril ning siis tulid päevavalgele tõelised sündmused tema kadumise kohta. Ta oli sunnitud põgenema, kui selgus, et tema elu on ohus, mitte sellepärast, mida ta oli teinud, vaid sellepärast, mida ta oli keeldunud tegemast. Xing ütles, et vahetult enne oma kadumist pöördusid tema poole Hiina riikliku julgeolekuametnikud, kes hakkasid teda survestama, et ta hakkaks nende informaatoriks oma kaasajakirjanike vastu. Kuid nad soovisid ka teavet tema perekonna, sõprade ja tuttavate kohta, mis tundus Xingile kahtlane ning ta tundis kohe, et nende ametnikega koostöö tegemine oleks kaasa toonud katastroofilised tagajärjed. Ta tundis, et tal polnud muud valikut kui põgeneda, sest talle öeldi, et koostööst keeldumise korral saadetakse ta reeturina vangrasse. Ta teadis, et ka tema pereliikmete elud on ohus, kuid ta keeldus töötamast informaatorina ja põgenes Indiasse. See ei saanud olla lihtne otsus, kuna tal ja tema elukaaslasel oli 2-aastane tütar. Kui ta põgenes, pidid nad Hiinasse üksi jääma ja ta kartis, et nende vastu võidakse kätte maksta. Kui ta Indiasse jõudis, taotles ta varjupaika, kuid sai eitava vastuse. Seejärel otsis ta alternatiivi ja kolis Taisse, kus ta kavatses varjupaika taotleda, kuid pole teada, kas ta seda kunagi tegi, sest ta kadus Tais ootamatult. Kuna Chenist polnud mõnda aega midagi kuulda olnud, hakkas tema partner muretsema, et asjaomased Hiina riikliku julgeolekuametnikud olid ta üles leidnud ja et ta kas rööviti, nagu sageli juhtub, või ei ole ta enam elus. Hiljem tuli ilmsiks, et Indias viibides oli Chen võtnud ühendust mitme ajakirjanikuga ja andnud neile nimekirja teemadest, millest tema ja tema kolleegid Hiina valitsuse korraldusel kirjutada ei tohtinud. Ta avaldas ka, et oli kavatsenud mõnda neist ajakirjanikest nuhkida, kuna ametnikud olid teda selleks sundinud, kuid peagi mõistis ta, et ei suuda seda enam moraalselt teha ning otsustas seetõttu põgeneda. Chen ei olnud esimene ajakirjanik, kes sama teed käis. 13 reporterit olid sunnitud samadel põhjustel Taimaale põgenema, kuid Tai valitsus, kes tegi sellistes küsimustes Hiina valitsusega koostööd, saatis nad lõpuks kõik tagasi Hiinasse. Ja ühel juhul saadeti 2 ajakirjanikku, kes olid saanud ÜRO-lt pagulasstaatuse, tagasi Hiinasse pärast seda, kui neid süüdistati immigratsiooni rikkumistes, mida tegelikult kunagi ei toimunud. Xing ilmus lõpuks pärast mitmekuist kadumist Hiinas uuesti välja, kuid ta jäi uurimise alla ja ei saanud oma partnerile öelda, kus ta viibib, kartes tema turvalisuse pärast.
Pole teada, kas ta kunagi koju naasis, sest teave tema elukohta pärast Hiinasse naasmist pole kunagi avalikustatud. David Isaac, vabaduse ja inimõiguste püsiv hääl, oli veel üks inimene, kelle kodanikuvabadusi rikuti. Näitekirjanik, ajakirjanik ja kirjanik sündis Asmaras, kuid põgenes sealt 1985 aasta sõjakonflikti ajal, mil Eritrea rahva vabastusliikumine ja Etioopia armee omavahel kokku põrkasid. 1992 aastal sai ta Rootsi kodakondsuse, kuid ta ei unustanud kunagi, kust ta pärit oli. Tema kultuuriline identiteet jäi lahutamatuks osaks temast endast. David kordas endale pidevalt mantrad. Ära unusta oma keelt, oma maad, oma juuri. Ütlus, mis viis ta lõpuks tagasi koju. Kui kaos oli vaibunud, oli Eritrea saavutanud iseseisvuse. Tulevane ajakirjanik naasis ning sellele järgnes tema kirgede elluviimine. Asmaras viis Davidi armastusteatri vastu ta kohaliku akrobaatikarühma ja Sheviti lasteteatrisse. Tema nimi sai tuntuks pärast lühijuttu 30 000 ilmumist, mida raadios sensatsiooniliselt esitleti. Justis alustas ta ajakirjaniku karjääri pärast uue seaduse jõustumist, mis lubas trükimeediat eraomandisse anda. Davidi naasmine tähistas riigi esimese sõltumatu ajalehe Sedet asutamist, mille kaasomanikuks ta hiljem sai, olles alguses lihtsalt kaastööline. Tema artiklid ja reportaažid ei toonud talle siiski mingit valitsuse toetust. Tema kirjutised paljastasid pakilise ja kasvava probleemi, mis näis olevat järeleandmatu. David koos teiste tuntud isikutega hakkas sõna võtma ning need ametid olid kriitikas tulvil. Aktivist tõmbas üha rohkem tähelepanu valitsuse ebaõiglastele, ülekohtustele, autoritaarsetele praktikatele. Avalikkus keskenduma oma elutingimustele riigis ja sellele, et need polnud kaugelt ideaalsed. David seisis inimõiguste eest ja tõi välja nende vastu toime pandud rikkumised. Ta seadis kahtluse alla poliitilise vabaduse puudumise ja kritiseeris valitsuse vastuhääli mahasurumist. Tema ja tema ajakirjanike rühm kutsusid valitsust üles pidama kinni demokraatia lubadustest, nõudes presidendilt riigi esimest üldvalimiste korraldamist. Ja toetas põhiseaduse rakendamist, nagu see oli ette nähtud pärast Eritrea iseseisvuse saavutamist. Nad astusid ka otseselt vastu riigi autoritaarsele suunale ja hoidsid valitsust vastutavana selle eksimuste eest. See paljastus oli Eritrea juhtidele piinlikkuseks, kuna nad märkasid muutust tsiviilisikutes, kes samuti hakkasid selle tulemusena oma vabaduse eest seisma. Reaktsioon Davidi kriitikale ei olnud kergekäedene. Valitsus alustas üht riigi suurimat ja jõhkramaid mahasurumisi. Koos G15-ga, mis oli rühm kõrgeid valitsusametnikke, kes olid kirjutanud ja allkirjastanud kriitilisi kirju, milles lõuti valimiste korraldamist, arreteeriti ka mitu ajakirjanikku. See oli 2001 aasta septembris, kui mahasurumise käigus pandi Davidile käerauad ja ta viidi avalikkuse eest minema. Järgnevatel aastatel jäi ta vanglasse, samal ajal kui avalikkus muretses tema ohutuse pärast ja mõtles, kas ta on ikka veel elus. Sunniviisilise kadumise ja jõhkra mahasurumise järel suleti mitu sõltumatut meediakanalit sunniviisiliselt. Selle hulka kuulus ka Sedet, mis on endiselt jäädavalt suletud. 2005 aastal sai nad lõpuks sellele küsimusele kinnituse, kui David vabastati vanglast ja tal võimandati arstiabi saada. Kuid vaid 2 päeva hiljem arreteeriti ta uuesti ja seekord ei nähtud teda enam kunagi. Alates 2005. aastast ei ole tal lubatud suhelda pere, sõprade, kolleegide ega isegi oma advokaadiga, mis on selge inimõiguste rikkumine. David on mitte ainult välismaailmas täielikult ära lõigatud, vaid ta pole isegi kohtusse ilmunud. Tema vastu pole esitatud ametlikke süüdistusi ega ole järgitud seaduslikku menetlust. Ometi on ta väidetavalt endiselt vangistuses. Küsimused tema asukoha kohta ringlevad endiselt ka 2 aastakümmet hiljem, ilma et oleks selgeid vastuseid. 60ndate alguses töötas Elizabeth Lawson, kes oli pärit Šotimaalt, New Yorgis lapsehoidjana, kui ta jäi rasedaks. Lõpuks sünnitas ta tütre, kellele pani nimeks Paula ja pidi teda üksikemana kasvatama, kuna Paula isa ei olnud enam nende elus. Varsti pärast Paula sündi otsustas Elizabeth tagasi Šotimaale kolida, kuid kui tema vanemad küsisid Paula isa kohta, keeldus ta tema isikut avaldamast. See jättis tema perekonna segadusse, kuid nad otsustasid asja rahule jätta ega hakanud rohkem uurima.
aga nagu arvata võib, hakkas Paula suuremaks saades ka ise oma isa kohta küsimusi esitama. See ajas Elisabethi tihti marru ja ta käskis tütrel lihtsalt vait olla. Sageli sai Paula selle peale ka laksu vastu nägu. Oli selgelt näha, et Elisabeth varjas oma pere eest midagi, kuid ta jäi kidakeelseks ega olnud nõus sellest kellegagi rääkima. Paula asus lõpuks elama Šotimaale Fife'i pärast Elisabethi surma ning kasutas võimalust uurida oma isa isikut. Ta otsustas saata oma DNA genealoogia laborisse ja kui tulemused saabusid, oli ta üllatunud avastades, et tal on sugulasi, kes elavad Ameerika Ühendriikides. Tema ema polnud kunagi maininud, et neil oleks seal elavaid sugulasi ning see äratas kohe tema huvi. Edasine uurimine paljastas, et tema isa nimi oli Billy Elson Lawson, mees, kes oli salapäraselt kadunud pärast seda, kui selgus, et ta oli politsei informaator, kes oli andnud palju teavet maffia kohta. Ta oleks teadnud, et kui tema saradus kunagi kuritegeliku allilma liikmetele avalikuks saab, satub ta tõsisesse ohtu. Aga mõnda aega õnnestus tal koguda teavet, jäädes samal ajal informaatorina märkamatuks. Kuid mingil hetkel pärast seda, kui tema ja Elisabeth olid kohtunud, sai keegi maffiast teada tema tegelikest kavatsustest ning otsustati, et tema elu tuleb lõpetada. Selle juhtumi üksikasjad olid tol ajal teadmata, kuid kindel oli see, et palgamõrvar saadeti Billy jälitama ning tal õnnestus vaevu eluga pääseda. Tal oleks võimatu New Yorki jääda, kuna nüüd tundsid kõik maffiaga seotud kurjategijad teda. Ja teades, et on vaid aja küsimus, millal nad talle jälile jõuavad, otsustas ta Texasesse põgeneda. Seal kohtus ta ühe naisega ja abiellus temaga, kuid pärast selle abielu ebaõnnestumist kolis ta New Jersey'sse. Seal abiellus ta uuesti, kuid ka see abielu ei kestnud kaua. Lõpuks asus ta elama Arkansasesse, kus ta veetis oma ülejäänud elu. Paula sai hiljem teada, et kumbki Billy naistest ei saanud kunagi teada tema ohtlikust minevikust, kuid ta vajas rohkem teavet oma isa kohta. Ta otsis üles ja rääkis mitme Billy sugulasega, kellest paljud olid temaga rääkimise suhtes ettevaatlikud, kuid lõpuks leidis ta mõned vastused. Ta sai teada, et pärast seda, kui Billy paljastati informaatorina, paigaldas keegi tema korterisse lõhkeseadeldise, kuid selle plahvatamise hetkel ei olnud ta kodus. Elisabeth näis olevat tema koostöös politseiga teadlik ning ta vandus, et ei räägi kellelegi, kus Billy on või miks ta äkitselt kadus. Paula sai teada, et 2009. aastal diagnoositi Billil kopsupõletik ja kõhunäärmevähk ning ta suri varsti pärast seda, elades endiselt Arkansas. Aktivismi kui ohtliku tegevuse idee on teema, millest sageli ei räägita. Mõistet inimõiguste kaitsja kasutatakse nii üksikisikute kui ka tervete rühmade kirjendamiseks. Need inimesed seisavad aktiivselt ja ühiselt inimõiguste kaitse eest. Need meeleavaldused, olgu need nii rahumeelsed kui tahes, kätkevad endas sageli varjatud riske, mis moodustavad keeruka ohuvõrgustiku. Liikumises ei ole ainult füüsilise turvalisuse probleemid, vaid esinevad ka kriminaalsed ja õiguslikud riskid. Aastakümnete jooksul on paljud aktivistid pidanud kandma vanglakaristust ja maksma trahve arvukate rikkumiste eest. Nad on pidanud silmitsi seisma ka majanduslike raskustega, psüühiliste tagajärgedega ja isegi privaatsuse rikkumistega. Üks kõige muret tekitavamaid tegureid inimõiguste kaitsjate kogukonnas on seotud šokeeriva ja salajase karistusviisiga, mille eesotsas on ootamatu jõud. Seda tagajärge tuntakse kui sunniviisilist kadumist, inimese salajast röövimist või vangistamist. Röövijad on sageli valitsusjõudude liikmed või isegi rühmitus, mida riik toetab. Nad viivad oma ohvrid avalikkuse valvsa pilgu alt ära, asetades nad väljapoole seaduse kaitset, muutes nad haavatavaks soovimatute olukordade suhtes, alates üldistest rikkumistest kuni piinamise ja elu traagilise lõpetamiseni. Inimõiguste kaitsjate hulka kuulub mitut tüüpi inimesi, sealhulgas ajakirjanikud, kogukonnajuhid, keskkonnakaitsjad, põlisrahvaste õiguste eest seisjad ja eluasemeõiguste aktivistid. Alceto Mora Marquez, Venezuela poliitiline juht, kuuluks sotsiaalaktivisti kategooriasse, mis viiks ta tundmatusse saatusesse. Alceto on kaua aega võidelnud muutuste eest, pühendades suure osa oma poliitilisest karjäärist võrdsuse ja sotsiaalse õigluse eest seismisele. Jude liitus PRV, FALN, Ruptura ja Tercer Camino organisatsioonidega. Ta liitus ka kommunistliku noorsooga ja juhtis sotsialistlikku liigat. Varakult rikuti Alceto enda õigusi.
tema poliitiline seisukoht viis selleni, et ta peeti 6 kuuks kinni sektoriaalse luure- ja ennetusteenistuse peadirektoraadi poolt, mida tuntakse ka kui dissip. Kinnipetuna allutati aktivist rängale piinamisele, mille tagajärjel jäi ta hammastega hüvasti. See ei olnud piisav, et mees tema seisukohast eemale peletada ja ta jätkas eestkõnelemist. Alcedo lugu algas 2013 aastal, kui ta paljastas ja mõistis hukka järjekordse inimõiguste rikkumise, bensiini- ja diislikütuse smugeldamise võrgustiku. Selle aasta augustis töötas ta Merida osariigi valitsuses valitsemise peasekretärina. Ta hakkas oma arvamusi levitama sotsiaalmeedias, kritiseerides valitsust ja paljastades väidetava kütuse smugeldamise võrgustiku, kuhu olid kaasatud Petrooleoste Venezuela ametnikud. Kütuse smugeldamine tähendab subsideeritud bensiini ebaseaduslikku vedu Venezuelast naaberriikidesse, peamiselt Brasiiliasse ja Kolumbiasse. Ebaseaduslik kaubandus on tulus tänu kõrgetele kütusehindadele, mis olid teistes riikides märkimisväärselt kõrgemad. Smugeldamine viiks lõpuks naftatööstuse kokkuvarisemiseni ja põhjustaks kütusepuuduse. Alcedo oli selle ebaseadusliku kaubanduse suhtes uskumatult häälekas ja süüdistas kõrgeid ametnikke, väites, et nad kasutavad ära Venezuela kütust ja seeläbi rikuvad tsiviilisikute õigusi. 2 aastat pärast tema õigusotsinguid seoses selle paljastusega näib, et valitsusel sai lõpuks mõõt täis. See oli 27. veebruar 2015, kui aktivist lahkus varahommikul kodus tööle. See oli viimane kord, kui keegi teda elusana nägi. Hetked hiljem sai pereliikmed tekstisõnumi, milles öeldi, et sõjaväeluureteenistuse agendid peavad teda kinni, vihjates, et see oli gaasi salakaubaveo juhtumi uurimise tagajärg. Täpsemalt tema uurimine Petrooleoste Venezuela bensiinijaama suhtes. Järgnevatel aastatel kadusid salapäraselt ka mitmed tema vennad ja sõbrad. Bolivarlikud luureteenistused röövisid Jesus Prado. Tema teine vend, Eliseo Prado, sattus sarnasesse olukorda nagu ka mitmed tema sõbrad. Nende äkiliste kadumiste kohta ei avaldatud palju üksikasju. Kõik, mida keegi teadis, oli see, et ta oli kadunud ja on sellisena püsinud juba viimase 10 jooksul. Vaid mõni päev pärast Alcedo kadumist, 5. märtsil, astusid tema lapsed välja ja esitasid avalduse sunniviisilise kadumise kohta. Nad esitasid juhtumi Merida kriminaalteaduslikule ja kriminaaluurimisasutusele. Mõni päev pärast seda vormistati kaebus ametlikult prokuratuuris. Siin esitasid nad habeas corpus avalduse, mis on õiguslik protseduur, millega vaidlustati nende isa kinnipidamine. See avaldus toimiks kohtumäärusena, mis nõuab kinnipidajalt isiku kohtusse toomist ja tema vangistuse põhjendamist. Kohtunik leidis, et tegemist on sunniviisilise kadumise juhtumiga ning asus asja uurima. Uurimine jätkus kuni juuni lõpuni, mis oli märkimisväärne viivitus ja tõi kaasa ebatõhusad tulemused. Juhtum, mida juhtisid Alcedo lapsed, jõudis ÜRO inimõiguste komiteesse, kuid siiski jäid pingutused viljatuks. Sellest on möödunud 10 aastat ja Alcedo perekond on saanud võimudelt väga vähe vastuseid. Nad on jäetud teadmatusse aktivisti asukoha ja isegi tema saatuse osas. Alcedo kadumise eest vastutavad isikud kõnnivad nende seas endiselt vabalt rindi, just kui poleks midagi juhtunudki. Selles juhtumis on nimetatud mitu kahtlusalust, sealhulgas endine kuberner Alex Ramirez ja Luis Martinez Rico. Perekond usub, et need mehed tuleks võtta vastutusele korruptsiooni paljastunud aktivisti kadumisega seotud saladuse eest. Kuid selle asemel kaitseb neid isikuid väidetavalt sõjaline korporatiivdoktriin, jättes Alcedo kadumise lahendamata ja küsimused vastuseta. Flora Vovščõn sündis 1923 aastal New Yorgis. Täiskasvanuna õppis ta Columbia ülikoolis, Wisconsin ülikoolis Madisonis ja Barnardi kolledžis, kus temast sai Ameerika üliõpilaste liidu liige. Seal kohtus ta Marian Berdizio ja Judith Copelandiaga, kuid avaldas toetust Nõukogude Liidule. Ta oli samuti tugevalt vastu sellele, et USA andis 1941 aastal abi Ühendkuningriigile. 1943 aastal alustas ta tööd sõjateabeametis, mille mõned töötajad Teise maailmasõja ajal olid olnud mõjutatud Nõukogude Liidust.
sõjateabeamet vastutas tol ajal Voice of America keeleteenuste ja saadete järelevalve eest ning peagi hakkas Flora töötama koos KGB-ga. ta värbas Judith Coplandi, kes järgnes tema eeskujule ja peagi hakkas Flora oma juhendajaid muljet avaldama teabekogusega, mida ta sõjateabeameti raamatukogu hoidjana tegutsedes kogus. Kuid ta näis oma rolliga liiale minevat ja KGB pidi teda noomima, kuna nad arvasid, et ta muutub hooletuks. Nad kartsid, et tema legend võib paljastuda ja nad kaotavad väärtusliku allika, kes võiks neile siseteavet anda. Tema kasuks rääkis aga see, et ta oskas mitut keelt, sealhulgas prantsuse, vene ja slaavi keeli. FBI hakkas kahtlustama, et keegi sõjateabeametis annab teavet KGB-le edasi ja kui sõda lõpuks lõppes, alustasid nad selle informaatori otsimist. Seda teada saades otsustas Flora kolida Nõukogude Liitu ning sinna jõudes loobus ta oma Ameerika kodakondsusest. Seda ei kinnitatud kunagi ja FBI vaatevinklist oli ta lihtsalt jäljetult kadunud ega nähtud teda enam kunagi. Hiljem tuli päevavalgele tänu 1990-ndate leitud dokumendile, et sõja ajal töötas sõjateabeametis KGB heaks veel mitu teistki spiooni ning Flora oli vaid üks paljudest informaatoritest, keda kunagi ei tuvastatud. Kuigi Flora ei pruukinud olla meist informaatoritest kõige tõhusam, saadi hiljem teada, et just tema värbas Judith Coplandi, kes suutis KGB-le edastada väga olulist tundlikku teavet, millest suur osa puudutas USA vastuluuremeetmeid. Lisaks avastati, et Flora ema Maria Witscher oli koos oma kasuisaga USA kommunistliku partei aktivist. Tema ema oli tuntud koodimega Dasha, samal ajal kui tema kasuisa kandis nime Keen. Hiljem avastati dokumendid, mis näitasid, et nad töötasid koos KGB-ga ning et Witscher oli neile andnud teavet elektroonikaseadmete kohta, mida USA sõjavägi sõja ajal kasutas. Samal ajal tegi FBI endiselt kõik endast oleneva, et Flora üles leida ja teda reeturina kohtu alla anda, kuid tema asukoht jäi teadmata. Tema ema väitis hiljem, et sai Nõukogude Liidust teate, et Flora on surnud, kuid seda ei kinnitatud kunagi lõplikult. Rudolf Diesel sündis Saksa vanemate peres 1858 aasta märtsis Pariisis, Prantsusmaal ja temast sai üks ajaloo tähtsamaid isikuid. Jesse mees leiutas soojusinsenerina sisepõlemismootori, mis hakkas kandma tema enda nime. Lisaks sellele, et ta oli diiselmootori leiutaja, kirjeldati teda ka väljapaistva kunstide asjatundjana. Ta oli samuti keeleteadlane ja sotsiaalteoreetik. Rudolf oli vaieldamatult väljapaistev. Ta pühendas suure osa oma ajast mootori arendamisele ning katsetas ka ammoniaagi ja paisumismootori kasutamist. 1890 aastaks lahkus ta oma kodust Pariisis ja alustas Berliinis uut peatükki, kus ta sai uue töökoha Linde firmas. Juba 2 aastat hiljem sai ta oma mootori patendi ning avaldas sellele järgneval aastal selle kirjanduse pealkirjaga Ratsionaalse soojusmootori teooria ja ehitus. Rudolf tuutis seejärel rea edukaid mudeleid, mis kulmineerus 1897 aasta. 25 hobujõulise, 4-taktilise, ühe vertikaalse silindriga survesüütega mootori väljatöötamisega. Selle kõrge efektiivsus, lihtne olemus ja sirgjooneline konstruktsioon võimandasid leiutisel saada koheseks äriliseks eduks ning litsentsitasud tõid suurele leiutajale ka suurt rikkust. Tema leiutis suutis algselt töötada mis tahes kütusel, kuid hiljem töötas see peamiselt taimse või maapähkliõli peal, ilma süütesüsteemita. Teadlaste, sealhulgas Rudolfi enda uuringute kohaselt, kasutasid tolle ajastu teised aurumootorid märkimisväärses koguses kütuseenergiat. Ta väitis, et need süsteemid kasutavad üle 90%, raisates märkimisväärse hulga energiat. Tema leiutis oli aga 75% efektiivne, mis oli märkimisväärselt parem kui teistel tol ajal. 1912. Aastaks oli maailmas umbes 70 000 diiselmootorit, mis töötasid tehastes ja elektrigeneraatorites. Hiljem muutis diiselmootor revolutsiooniliselt raudteetööstust ning pärast teist maailmasõda ka veoautode ja busside tööstust, võimaldades neil vedada raskemaid koormaid majanduslikult tasuvamal viisil. Mõistes oma leiutise tähtsust, tegi Rudolf väga riskantse äritehingu. Vähemalt oli ta sellele väga lähedal.
see oli 1913 aasta september, kui Rudolf asus teele Inglismaa poole, sisepõlemismootor kaasas, et kohtuda Briti mereväega. Rudolf tegi seda selleks, et sisuliselt oma leiutis brittidele maha müüa, võimaldades neil paigaldada tema mootorisüsteemi oma allveelaevadesse. Saksamaa nägi seda leiutist loomulikult kui võimalust eelise saavutamiseks. Selle sattumine nende vaenlaste ja rivaalide kätte oli ilmselgelt riskantne samm. Aga Rudolfile kuulus tema leiutis ja ta võis sellega lõpuks teha, mida iganes ta soovis. Kuid tema otsust ei pruukinud tema valitsus hästi vastu võtta, vähemalt nende teooriate kohaselt, mis ümbritsevad tema enneaegset kadumist. See oli 29. septembril, kui leiutaja astus pardale aurulaevale Dresden, mis väljus Belgiast ja liikus aeglaselt Inglismaa Harwichi poole. Ta veetis õhtu kolleegidega suheldes ja läks umbes kell 22:00 oma kajutisse puhkama. See oli viimane kord, kui keegi nägi Rudolfit elusana. Järgmisel hommikul leiti tema kajud kõhedalt tühi, voodi oli puutumata. Öökapil olid tema kell ja müts asetatud just, kui ta oleks valmistunud magama minema. Korras voodi aga viitas sellele, et ta ei jõudnudki sel õhtul magama minna, vaid teda segas mingi tundmatu või nähtamatu jõud. Vaatamata kohesele otsingule Rudolfit ei leitud. Ainus, mis maha jäi, oli tema mantel, hoolikalt käsipuule volditud. 10 piinarikast päeva hiljem muutus doktor Rudolf Dieseli mõistatus veelgi sügavamaks. Hollandi kalalaev sattus Põhjameres laiba peale. See oli juba nii lagunenud, et seda polnud võimalik ära tunda. Jäänused toodi kaldale ja politsei alustas juhtunu uurimist. Isiku juurest leiti isiklikke esemeid, sealhulgas tablettide karp, rahakott ja isikutunnistus. Kuid äratundmatu surnukea saadeti tagasi merre. Halb ilm oli tulekul ja lagunemise aste muutis jäänused pääsmatuks. Hiljem tuvastati esemed Rudolfi omadena, kuid see tekitas vaid rohkem teooriaid selle kohta, kas keha ikka kuulus talle. Tema mantel oli jäetud pardale, kuhu need esemed oleksid pidanud kuuluma. Selle asemel olid need pandud tema pükste taskutesse, ilmselgelt selleks, et neil leitaks. Mõned teoreetikud arvasid, et need üksikasjad viitavad sellele, et ta võidi röövida ja tema surm lavastati. Võib-olla olid britid temaga ühendust võtnud ja teised röövisid ta, et annaks neile oma leiutiste kohta olulist teavet. Või läks ta vabatahtlikult, lootes pääseda oma valitsuse viha eest. Aman Malloy, 22-aastane mees, kes pärines Iirimaa põhjaosas asuvast Belfasti Arderi piirkonnast, oli tema sõprade ja peresõnun vaikne, häbelik ja mõtlik mees, kes pani sageli teiste, temast vähem õnnelike inimeste vajadused enda omadest ettepoole. Ta oli snuukri huviline, kes oli oma kahtlase kadumise ajal hakanud õppima mandoliini mängima. Tänu oma rahulikule ja sõbralikule loomusele oli tal palju sõpru, kes ei suutnud mõista, miks ta ätitselt kaduma läks. Kõige rohkem tegi neile muret see, et Eamon oli kadunud Põhja-Iirimaa rahutuste ajal, mil jätkusid kokkupõrked katoliiklaste vahel, kes soovisid Iirimaa taasühendamist, ja protestantlike unionistide vahel, kes tahtsid, et riik jääks Ühendkuningriigi osaks. See võitlus oli kestnud alates 1968. aastast ja lõppes alles 1998. aastal, kui sõlmiti Suure Reede lepe pärast seda, kui otsustati, et katoliiklased ja protestandid peaksid riigis võimu jagama. See oli 1. juulil 1975, kui Eamon äkitselt kadus ja selgus, et teda nähti viimati sel päeval oma kodus Ardoinis. Ta oli veendunud katoliiklane ja tema sõbrad ning perekond kartsid, et ta võidi röövida tema poliitiliste vaadete tõttu. Tema perekond otsis teda igalt poolt lootuses ta üles leida, kuid järgmise 25 aasta jooksul ei leidnud nad ühtegi vihjet selle kohta, mis temaga juhtus. 1999 aastal tuli uudis, et tema säilmed leiti kirstus ühel kalmistul. Kirstu polnud maetud, seega polnud vaja eksumeerimist ning Amon tuvastati kiiresti. Pärast tema matuseid tuli tõde tema kadumise kohta lõpuks päevavalgele, kui tema perekonda külastas preester. Ta ütles, et 1975 aastal töötas ta Louthi grafkonnas, kui ühel ööl saabus tema majja grupp mehi ja koputas uksele. Nad ütlesid talle, et keegi oli lähedal toimunud autoõnnetuses raskelt vigastada saanud ja üks patsient oli palunud preestrit. Ta nõustus nendega kaasa minema, kuid kui teda majast ära viidi, öeldi talle, et tegelikult viiakse teda vangiga kohtuma, keda nad pidasid informaatoriks.
ta pidi hukkamisele minema ja seetõttu vajas ta preestrit, et anda oma viimane pihtimus. Seejärel viidi ta üksildasse kohta Haagismajja ja seal nägi ta esimest korda Amonit. Tema käed ja jalad olid seotud, nimelt oli silmnähtavalt ärev, kuna tal oli räägitud tema eesootavast saatusest. Preester otsustas enda turvalisuse huvides politseisse mitte pöörduda. Amon oli lõpuks üles leitud, kuid hiljem selgus, et ta oli vaid üks 10 inimestest, kelle Iiri vabariiklik armee röövis ja kellest paljud said sama saatuse osaliseks nagu Amon. 1921 aastal sündis Itaalias Mauro de Mauro, tulevane politsei asekomissar. Aastatel 1943-44 töötas ta komissaarina ning hiljem, pärast teist maailmasõda, kolis ta Palermosse ja alustas uut karjääri. Seal pühendas ta oma elu ajakirjandusele. Mauro näitas seal, kui erakordne reporter ta oli ja selle tõttu töötas ta mitmes ajalehes. Lõpuks jõudis ta ajalehte Lora, ajaloolisse vasakpoolsesse ajalehte, mis oli tuntud maffiavastast liikumist käsitlevate reportaažide poolest. Just see töökoht tõi Mauro hiljem raskustesse ja sai aluseks tema kurja kuulutavale kadumisele. Alustades tööd ajalehes Lora, tegi uuriv ajakirjanik ootamatu pöörde. Oma vastuolulisest minevikust, kus ta toetas Mussolini fašistlikku režiimi ja oli seotud Itaalia sotsiaalse vabariigiga, sai temast lõpuks kõige selle vastane aktivist. Alustades oma karjääri kommunistliku suunitusega ajalehes, sai Mauro osaks uurivast meeskonnast, mis paljastas mitte ainult poliitilist korruptsiooni, vaid puutus kokku ka Sitsiilia maffiaga. See töö oli oma olemuselt ohtlik. See nõudis ajakirjanikelt vastuoluliste teemade uurimist, mida paljud eelistaksid jätta linna allilma varju. Kirjanikel polnud võimude kaitset ja nende isikuid ei varjatud kunagi, mis tegi neist lihtsad sihtmärgid. Mauro sattus ise üheks selliseks sihtmärgiks. Ta kajastas maffiaga seotud tegevusi ja narkootikumide salakaubavedu. Oli ilmne, et ta satub jõugu huviorbiiti ja ta ei aidanud end ka eriti, kui avaldas üksikasjaliku maffiakaardi, mille kinnitas ülejooksik Tommaso Buscetta. Need paljastused keskendusid peamiselt kohaliku korruptsiooni, Sitsiilia maffia ja narkokaubanduse teemadele, muutes ta peamiseks sihtmärgiks neile, kes tahtsid, et ta vaikiks. Hoolimata nendest riskidest jätkas Mauro siiski oma tööd ja võitis isegi maineka Premio Lino auhinna oma uurimiste eest. Kuid 1970 aastal tema töö peatus järsult. Tema saatus oli otsustatud hetkest, mil ta hakkas uurima Itaalia riikliku naftafirma Eni presidendi salapärast surma. President oli Enrico Mattei, kes 1962 aastal hukkus lennuõnnetuses, mis toimus kahtastel asjaoludel. Moro veendus, et lennukid oli saboteeritud ja vihjas, et maffial oli selles kindlasti oma roll. Ei läinud kaua aega, kui tema uurimine hakkas enne 16. septembrit hoogu koguma. Vaid mõned päevad varem tegid oma kolleegidele ajalehes La Lora põneva teadaande. Mul on sensatsioon, mis raputab kogu Itaaliat, väitis ta. Mõned õhtud hiljem, kui Mauro oli teel koju mööda Del Magnoli tänavat, nägi tema tütar Franca midagi hirmutavat. Ta nägi, kuidas tema isa sattus äkitselt mitme tundmatu mehe seltsi. Seejärel istusid nad tema BMW-sse ja lahkusid. Auto leiti peaaegu üles, kuid Morost polnud kusagil jälgegi ega ka ühtegi vihjet, mis viitaks tema asukohale. Ajakirjanik oli kadunud ning oli selge, et oli röövitud, tõenäoliselt tema uurimistöö ja murrangulise teabe tõttu, mille ta oli avastanud. Politsei hakkas oletama, et maffia oli lõpuks tema elu võtnud, kuid piigutused tema keha leidmiseks viisid selle püsiva mõistatuseni, sest seda pole kunagi leitud. Aastate jooksul hakkas ilmuma veel teooriaid, mis seostasid Marros kadumist, tema Mattei uurimise või maffia tegevusega, ning isegi väitsid, et tegemist oli õnnetult lõppenud parempoolse riigipöördega. Kui võimud püüdsid igaüht neist oletustest uurida, sattusid nad sageli takistuste otsa, mis viis süüdistusteni, et teatud isikud Itaalia politseis ja luureteenistustes olid jõupingutuste takistamises osalised. 1994 aastal väitis kaabakaks pöördunud Buscetta, et Mauro võis olla maffia ohver pärast seda, kui ta sai teada tõe Mattei surma kohta.
kuid teedtunnistused viitavad samuti sellele, et ajakirjanik oli saanud teada riigipöörde plaanidest ning tema teadlikkus sellisest infost muutis ta ohuks erinevatele rühmitustele, sealhulgas maffiategelastele ja neofašistidele. Hiljem läbi viidud uurimine viitas sellele, et Morrows kadumine, mille arvati lõppevat tema surmaga, oli tingitud tema teadmistest vandenõu kohta. Prokuröri sõnul soovis maffia takistada Morrow'l paljastamast vandenõud jõugu neofašistide ja väidetavate spioonide vahel, kes üritasid riigipööret korraldada. 2001 aastal avati kohtuliku uurimise käigus juhtum uuesti ning vaid 5 aastat hiljem uuriti seda juba kui mõrva, mis viis kohtuprotsessini, kus maffiaboss Salvatore Riina sai peamiseks süüdistatavaks. Arvati, et uuriv ajakirjanik langes maffia raevupa käe ohvriks, kuid ilma surnukeha või tegelike füüsiliste tõenditeta jääb tema juhtum lõpuks saladuseks. Selle juhtumi tõendid on kõik kaudsed ja põhinevad vaid kuulujuttudel. Ajakirjaniku kadumise tõde jääb ebaselgeks ja on saladuselooriga kaetud. Enamiku inimeste arvates teevad erinevad õiguskaitseorganid kuritegude lahendamisel ja avalikkuse turvalisuse tagamisel koostööd. Kuid see ei ole alati nii. Mõnikord püüab üks selline asutus sekkuda teise poolt läbiviidavasse uurimisse, et varjata omaenda õigusrikkumisi. Just nii juhtus ka juhtumis, milles oli seotud vang Anthony Brown. Kui ta oli Los Angeleses vangistuses, hakkas FBI kahtlustama mitmeid Los Angelese šerifi asetäitjaid, kes näisid olevat seotud korruptsiooniga, kuid neil polnud võimalus seda tõestada. Seejärel otsustasid nad vanglas läbi viia peibutusoperatsiooni ja võtsid ühendust Browniga, et uurida, kas ta oleks nõus agentuuriga koostööd tegema. Ta nõustus ja talle anti ülesandeks koguda nende asetäitjate vastu tõendeid, et nad saaksid kohtu ette toodud. Kõik FBI-le antud teave edastati telefoni teel, kuid niipea kui Brown hakkas sellist teavet edastama, hakkas šerifi osakond tema kõnesid pealt kuulama ja puhkes paanika. Kõned jälitati FBI-ni välja. Kardes, et nende kuriteod tulevad ilmsiks, mõtlesid šerifi asetäited välja plaani, kuidas Brown vaikima sundida. FBI jaoks näis, nagu oleks ta äkitselt kadunud ja nad ei suutnud teda leida, isegi pärast seda, kui nad ametnikelt küsisid, kus Brown on. Ta oli juba avalikustanud, et vanglat, kus teda kinni hoiti, juhiti väga halvasti ja et seal ei tehtud mingeid pingutusi tingimuste parandamiseks. Paljud vangid said peksa sageli ilma põhjuseta. Iroonilisel kombel suutis FBI salajane agent pärast vandenõu pidamist korrumpeerunud vangivalvuriga, kes võttis reeglite rikkumise eest vastu $1500 suuruse altkäemaksu, smugeldada Browni kongi mobiiltelefoni. Operatsioon algas hästi, kuid jäi seisma, kui Brown äkitselt kadus. 18 päeva jooksul tegi FBI kõik endast oleneva, et teda leida, kuid neil ei õnnestunud tema asukoha kohta mingit teavet saada ning vangla töötajad ja šerifi osakonna asetäitjad jooksutasid neid pidevalt. Kardeti, et tema elu oli vanglas lõpetatud ja ametnikud üritasid seda varjata, kuid seda ei suudetud muidugi tõestada. Hiljem tuli päevavalgele, et Brown oli kogunud teavet ebaseadusliku ainete smugeldamise, organiseeritud kakluste ja muude korruptiivsete tegevuste kohta vanglas. Ja pärast seda, kui asetäitja leidis kongist salaja sisse toodud mobiiltelefoni, pandi ta kaduma. Kõigepealt muudeti tema nimi vanglaregistris, seejärel viidi ta oma kongist minema ja viidi mujale. Kui vangla andmeid kontrolliti, näitasid need, et Brown oli šerifi büroo vahi alt vabastatud. Kui Brown lõpuks tagasi toodi, paljastas ta, et teda sunniti mitmel korral öösel autosse ja viidi tundmatusse kohta. Vähemalt 12 valvurit olid määratud teda ööpäevaringselt jälgima. Ta kartis oma elu pärast ja kui kõik oli läbi, esitas ta hagi Los Angelese šerifi osakonna vastu, eriti endise šerifi Lee Baca ja endise abisšerifi Paul Tanaka vastu, kes leiti olevat seotud röövimisskeemiga. Koroonaviiruse puhangu ajal räägiti palju sellest, mida tuleks teha, et hoida üldsust turvalisena ja milliseid meetmeid tuleks võtta haiguse leviku võimalikult kiireks peatamiseks. Kuid paljud inimesed näisid unustavat arstide ja õdede ohutuse, kelle ülesanne oli ravida nakatunud patsiente ja kellest paljud kaotasid tööülesandeid täites viirusega kokkupuutumise tõttu elu. Üks arst, A. Fenn, hakkas sellel teemal sõna võtma, kui ta töötas Hiinas Wuhani keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhatajana.
ta oli näinud paljude oma kolleegide tervise halvenemist ja nende surma ning tundis, et Hiina valitsus oleks saanud teha rohkem, et peatada haiguse kiire levik. ta muutus meditsiinisektori võimude suhtes kriitiliseks pärast seda, kui sai teada, et pandeemia varajasi hoiatusmärke oli maha surutud. ja neid hoiti avalikkuse eest varjatuna. ta mainis seda kindlasti ka Renwu ajakirjale antud intervjuus. intervjuu laaditi hiljem internetti üles ja peaaegu kohe hakkasid Hiina tsensorid videot kustutama nendelt saitidelt, kus seda vaadata sai. Sai selgeks, et A oli puudutanud valusat teemat, kuid tal oli maailmale veel uudiseid jagada. Ta väitis, et 2019. aasta detsembris hakkas ta märkama, et mitmel tema hooldusel olnud patsiendil ilmesid murettekitavad SARS-i sarnased sümptomid. Ja kui ta juhtis sellele oma ülemuste tähelepanu, sai ta noomituse ja kästi tal vaikida. Varsti kinnitati tema mured, kui ilmnes esimene COVID-19 juhtum. Ja mõni kuu hiljem olid 4 haiglas töötanud arsti oma elu kaotanud. Selleks ajaks oli Hiinas üle 3000 inimese haigusele alla vandunud ja A koos paljude teiste arstidega hakkas paljastama Wuhani halbu tingimusi. Tema ülemused väitsid hiljem, et A-le öeldi, et ta hoiaks oma mured endale, kuna haigla ei tahtnud avalikkuses paanikat tekitada. Kuid talle tundus kahtlane, et kogu teave oli täielikult maha surutud, isegi meedia eest. 2 päeva pärast oma raporti esitamist kutsuti ta haigla distsiplinaarkomisjoni esimehe kabinetti ja talle anti hoiatus haigla stabiilsuse kahjustamise ja valejuttude levitamise eest. Ülejäänud haigla personalile öeldi, et nad ei tohi viirusest kellegagi rääkida ning neile anti valve ajal kandmiseks kaitseriietus. Varsti täitus haigla uute juhtumitega, kuid Hiina valitsus keeldus endiselt tunnistamast, et haigus levib inimeselt inimesele. 8 arsti noomiti veel selle eest, et nad rääkisid avalikult eelseisva pandeemia tegelikust ulatusest, kuigi nende hirmud olid selleks ajaks juba tõeks osutunud. 2 nädalat pärast meediaga rääkimist kadus Abe järsku ja tema kolleegid ei suutnud temaga ühendust saada. Õnneks ilmus ta samal aastal aprillis uuesti välja, kui postitas endast tööl tehtud foto pealkirjaga Head aprillinaljapäeva. Hiljem väitis ta, et ta ei olnud vilepuhuja, vaid pidas end pigem inimeseks, kes andis vilepuhujatele vajalikku vilet. Juhtum, milles osales Frederick Valentich, Austraalia mees, kes 1978 aastal õppis siseriini piloodiks, on tõepoolest kummaline. Ja tänaseni on tema ootamatu kadumine lahendamata. Oma kadumise ajaks ei olnud Frederick sugugi kogenud piloot. Ta oli lennanud umbes 150 tundi, kuid ta oli saavutanud pädevuse taseme, mis lubas tal lennata öösel, kui nähtavus oli piisavalt hea, et tuvastada teatud maamärke. Ta oli varem taotlenud oma kommertspiloodi litsentsi, kuid kukkus eksamil läbi ning kuninglik Austraalia õhuvägi oli ta samuti tagasi lükanud. Tal oli olnud ka muid probleeme. Tal oli tehtud noomitus selle eest, et ta lendas tahtlikult pilve sisse ja sisenes teadlikult keelatud õhuruumi. Niile, kes teda tundsid, oli Frederick tuntud kui ufode uskuja ning ta oli rääkinud oma tüdruksõbrale hirmust, et tullukad võivad ta röövida. See ei takistanud teda siiski oma unistustest saada piloodiks ning 21. oktoobril 1978 startis ta Melbourne'i lennujaamast kerge üheistmelise Cessnaga. Ta kavatses lennata umbes 150 miili, piletades Passi väina ja Cape Otway ning jõudes lõpuks Kingi saarele. Lend oleks pidanud kestma 1 tund ja 10 minutit ning Frederick tundis, et ta on selleks valmis. Kummalisel kombel ei palunud ta kunagi lennujaama rajatulesid oma saabumiseks sisse lülitada. Kuid nähtavus oli hea ja ilm oli ilus, polnud ilmseid muresid. See oli nii kuni hetkeni, mil ta tol ööl peagi pärast õhkutõusu. Ühel hetkel võttis Frederick ühendust lennujuhtimiskeskusega, et teatada, et ta oli taevas midagi kummalist märganud. Kui tal õnnestus sellele lähemale saada, mõistis ta, et see oli mingi tuvastamatu lennumasin, mis hakkas siis tema lennukit jälitama. Ta edastas selle teabe ja veidi hiljem teatas, et see lennumasin hõljub nüüd tema lennuki kohal ning rõhutas, et see ei olnud ükski selline õhusõiduk, mida ta varem näinud oleks. Tema vestluse salvestuses lennujuhtimiskeskusega olid järgmised 17 sekundit täielikus vaikuses, pärast mida oli kuulda kummalist metallist kraapivat heli. Edasised katsed Frederikuga ühendust saada olid viljatud ja kui ta Kings Islandile ei jõudnud, alustati otsingutega.
Laevu kasutati bassiväina otsinguteks. Seejärel kammisid tsiviil- ja sõjalennukid maapinda, otsides tema lennukist mingitki märki. Ja 4 päeva jooksul kaeti umbes 2600 ruutmiili suurune ala, kuid kadunud mehest ega tema lennukist ei leitud ühtegi jälge. otsingud lõpetati lõpuks ja nagu arvata võis, hakkasid levima vandenõuteooriad. Austraalia valitsus teatas, et tema kadumine klassifitseeriti seletamatuks, kuid oletati, et Fredericule kuulunud lennukil võis tekkida tehniline rike või et ta võis pärast kummalise objekti märkamist oma lennuki lähedal desorienteeruda, mis põhjustas õnnetuse. On ka inimesi, kes usuvad, et ta fabritseeris selle vaatluse ettekäändena, et saaks tahtlikult kaduda. Kuid tema perekond ja sõbrad vaidavad sellele vastu, sest ta oli oma tulevase piloodikarjääri pärast väga elevil. 2014 aastal elas Val Brooksmith Los Angeleses, Californias, kus ta töötas muusikuna. Kuid ta sündis Ukrainas ja 1979 aastal otsustasid tema vanemad Alla ja Aleksander emigreeruda Ameerika Ühendriikidesse, et alustada oma perele uut ja paremat elu. Nad asusid elama Chicagosse enne, kui tema vanemad lahutasid ja tema ema abiellus lõpuks teise mehega enne New Jerseysse kolimist. Kuid 2014 aastal tegi Vali elu ootamatu pöörde, kui tema isa, kes oli Hollandi panga juht, suri. Pärast isa surma sai Val ligipääsu tema arvutile ning avades isa e-posti konto, leidis ta väga huvitavat teavet. Ta sattus sadadele Hollandi pangaga seotud failidele, mis tema arvates võiksid huvi pakkuda võimudele. Panga vastu oli algatatud föderaalne ja osariiklik uurimine, kuna kahtlustati, et selle töötajad osalesid väärkäitumises. Seda teades otsustas Val pakkuda oma isa faile New Yorgi FBI-le, kuid esmalt kohtus ta agentidega Los Angeleses. Pärast seda, kuid oli avalikustanud oma avastused, andis FBI Valile loa end käimasolevas uurimises tunnistajana esitleda ning ta lekkis failid mitmele meediaväljaandele, samuti uurimisfirmale Fusion GPS, mis uuris Hollandi panga seoseid president Donald Trumpiga. Seejärel 7. aprillil 2021 kadus Val ootamatult. Tuli ilmsiks, et 2019 aastal oli talle esitatud kohtukutse teatud dokumentide esitamiseks esindajatekoja luurekomiteele, mis uuris Venemaaga seotud küsimust. Arvati, et Hollandi pank oli värvanud Vene rahapesijaid ning et skeemiga oli tõenäoliselt seotud ka mitmed teised finantsasutused. Ta oli samuti andnud tundlikku teavet ajakirjanikule, kes töötas New York Timesis ja Forensic Newsis, ning mõlemad avaldasid artikleid väidetavast rahapesust ja väärkäitumisest. Pärast seda, kui Valist teatati kui kadulust, avaldas politsei, et teda nähti viimati umbes kell 16:00 Los Angelese Griffithi pargis, kus ta oli oma tüdruksõbra maha pannud. Ta pidi hiljem samal pärastlõunal tulema talle ja tema pojale järele, kuid ei ilmunud kunagi kohale. Kui ta polnud ka järgmiseks hommikuks koju jõudnud, kasutas tema tüdruksõber Find My iPhone rakendust, et tema telefoni asukohta kindlaks teha ning avastas, et tema auto oli Los Angelese lõuna keskosas hüljatud, mootor veel töötamas. Auto otsiti läbi, kuid see ei andnud rohkem vihjeid ning politsei jäi segadusse, mis temaga juhtus. Pakuti, et tema koostöö võimudega võis olla üheks teguriks tema kadumises, kuid seda ei suudetud kinnitada. Need hirmud said lõpuks ümber lükatud, kui Val ilmus ootamatult 2022 aastal välja, kuid ta arreteeriti siis isevalmistatud tulirelva kandmise eest. Ta kasutas seda relva, et ähvardada pruulikoja kunstikoloonia töötajaid ning tema vastu väljastati lähenemiskeeld. Selleks ajaks tundus võimudele, et Val oli muutunud kodutuks ning nad avaldasid, et ta oli imutanud murettekitavat käitumist, ähvardades mitmeid teisi inimesi oma isevalmistatud tulirelvaga. Hiljem samal kuul teatas politsei, et Val leiti surnuna El Sereno Wilsoni keskkooli territooriumilt ning tuvastati, et ta kaotas elu pärast puu otsast kukkumist, mille tagajärjel sai ta pea- ja selgroovigastusi. Paljud inimesed usuvad, et see polnud õnnetus ning Vali kummaline käitumine enne tema surma viitas millelegi süngemale. Kuid seda ei kinnitatud kunagi ning tema ootamatu kadumise tõeline põhjus on endiselt teadmata. 2019 aastal puhkenud COVID-19 pandeemia mõjutas kogu maailma, kuna inimesed sunniti isolatsiooni, mille ajal tohtisid nad kodust lahkuda vaid kindlatel tingimustel ning pidid avalikus kohas kandma näomaske. Avalikkuse liikmete mure kasvas, kui nakatunute arv hakkas järsult tõusma ning paljud otsustasid alustada oma uurimisi.
Hiina kodanik Fang Bin otsustas ise vastuseid otsida ja sattus peagi suurtesse raskustesse. Feng hakkas Wuhani linnas, kus puhang alguse sai, videoid salvestama, et tõde maailmale avalikustada. ta hakkas oma salvestisi YouTube'i üles laadima, et saada võimalikult palju tähelepanu, kuid see tegevus ei meeldinud Hiina valitsusele sugugi. Juba oli avalikuks tulnud, et valitsus ei olnud puhangust täielikult tõtt rääkinud ning haiguse tuvastamise ja selle kiire leviku avalikustamise vahel oli olnud 3-nädalane viivitus. Kuid see oli vaid jäämäe tipp. Ühel korral külastas fänn kohalikku haiglat ja salvestas kaadreid ülerahvastatud koridoridest, kus paljud inimesed jäid ravita lihtsalt seetõttu, et patsiente oli liiga palju. Veel muret tekitava oli tema salvestatud videomaterjal, kus näidati, kuidas paljud surnud patsiendid laaditi kaubikusse. Ja niipea, kui see video üles laaditi, tekitas see paanikat Hiina elanike seas, keda oli seni teadmatuses hoitud. Ühes oma viimastest üles laaditud videotest näitas ta kaadreid, kus tema maja ümber olid salapolitseinikud ja siis kadus ta järsku ära. Peaaegu 3 aastat ei teadnud keegi, mis Feiga juhtus ning tema pere ja YouTube'i jälgijad kartsid, et Hiina valitsus on ta röövinud või vaidistanud. Alles hiljem tuli päevavalgele, et tema ja mitmed teised vilepuhujad olid arreteeritud, et nad vaikiksid pandeemia teemal. Talle esitati süüdistus tüli õhutamises ja avaliku korra rikkumises ning vangistuse ajal kästi tal kellegagi mitte rääkida. 2023 aastal avalikustati lõpuks, et ta vabastatakse vanglast, kuid ta jäi valitsuse järelevalve alla. Tavaliselt võib selle kuriteoga süüdistatavat kinni pidada vaid 6 kuud, kuid Fang viibis vanglas 3 aastat, enne kui tal lubati ühiskonda naasta. Ross Alderson töötas Briti Columbia loteriikorporatsioonis aastatel 2008 kuni 2017. Ja vahetult enne oma tagasiastumist ja kummalist kadumist töötas ta rahapesu ja uurimiste direktorina. Tema tagasiastumine tuli teatud vastuolude tõttu, mida ta märkas korporatsioonis töötades. Ja 2017 aastal otsustas ta oma leidudega otse meedia poole pöörduda. Ta oli avastanud ettevõtte sees keeruka rahapesuoperatsiooni ja otsustas oma kohust täita, teatades oma avastustest. Ta väitis, et mingil hetkel hakkas ta märkama, kuidas kasiinodesse toimetati suurtes kogustes väikese nimiväärtusega rahatähti, mis anti edasi suurmänguritele. Raha oli tavaliselt pakendatud pakkidesse või toodi kohale sõidukitega, mida ta ei tundnud. Üks kõnealusest asutustest oli River Rocki kasiino Richmondis, Briti Columbias. Ja tema koos mõne teise uurijaga otsustas kasiino tegevust lähemalt uurida. Nad hakkasid uskuma, et raha toodi kasiinosse kuritegeliku allilma liikmete poolt, pärast mida jagati see seal mängivatele suurtele panustajatele. See tundus olevat ideaalne viis mustalt saadud raha puhtaks pesta ja Ross teadis, et ta peab midagi ette võtma, et sellele lõpp teha. Ühel päeval, kui ta oli kasiinos, märkas ta, et toimub kahtlane tehing. Väljamakses summas $100,000 tehti $20 kaupa, mis oli väga ebatavaline ja ta otsustas sekkuda. Aga niipea, kui ta seda tegi, pöördus tema poole kasiino juhataja, kes teatas temast Briti Columbia loteriikorporatsioonile. Ta kutsuti välja ja talle öeldi, et ta lõpetaks kasiino uurimise, kuna temalt oodati ainult sealsete tegevuste jälgimist ja seejärel ülemustele aruandmist. Talle keelati ka mänguritega kasiinos rääkimine ning peagi hakkas ta uskuma, et tema ülemused korporatsioonis on osa probleemist. Edasine uurimine näitas, et need samad probleemid olid korporatsiooni tähelepanu alla toodud juba varemgi, kui politseinikud ja uurijad olid märganud kahtlast tegevust, kuid neile öeldi, et nad lõpetaksid oma päringud või neid lihtsalt ignoreeriti. Sellegipoolest koostas Ross 2015 aastal põhjaliku aruande, milles ta soovitas, et kõik üle $20,000 suurused väljamaksed kõrgetele mängijatele tuleks esmalt kasiinoteenuse pakkujate poolt kontrollida. Kuid tema soovitus jäi tähelepanuta. Seetõttu tundis ta 2017 aastal, et tal ei jäänud muud üle, kui oma avastustega avalikkuse ette tulla, kuna ta keeldus osalemast keerulises ja ohtlikus kuritegelikus ettevõtmises. 2020 aastal kutsuti ta Briti Columbia rahapesu uurimiskomisjoni ette, kuid ta ei ilmunud kohale. Kui keegi ei suutnud temaga ühendust saada, tehti veel mitmeid katseid Rossiga ühendust võtta, kuid asjatult, sest kellelgi polnud aimugi, kuhu ta oli kadunud. Hiljem tuli välja, et Ross oli korinud Austraaliasse pärast seda, kui teda tema väidete tõttu pidevalt ahistati ning ta hakkas kartma oma
ja oma pereelu pärast. Lõpuks esitas ta oma leiud Culleni komisjonile videolingi kaudu 2021 aastal ning tema mured kinnitati. Pole teada, kas selle tulemusena kedagi arreteeriti, kuid Ross sai 2023 aastal Peter Bryce'i eetilise juhtimise ja vilepuhumise auhinna. Suur tänu, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldimisnuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videodega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.